Tere, minu nimi on Meelis Keldrama ja ma räägin teile täna kohustusmärkidest. Kohustusmärgid näevad välja ümmargused, seest siis sinised, millel on siis valge nool. Antud märkide puhul siis vasakpööret lubavad märgid lubavad ka tagasipööret. Siin on slaidil näha siis valik erinevaid kohustusmärke. Ja nüüd vaatame siis siin pildi pealt, kuidas siis liikluses välja peaks paistma. Siin on vasakul pool nüüd näha siis kohustusliku sõidusuuna märk. Lisaks veel ülemine märk on siis anna teed märk, eks. Et seega liikluses on ta sellisel kujul välja toodud. Nii, siin siis joonisel kohustuslikud sõidusuuna märgid välja toodud. Märgid siis kehtivad ainult sellel sõiduteede lõikumisalal, mille ette need on pandud. Täpsemalt siis sõiduteede lõikumisalast. Kui me nüüd vaatleme joonist, siis siin esimene märk, alumine märk siis kehtestab meil kohustusliku sõidusuuna otse ja paremale. Ja teine märk kehtestab meil siis kohustusliku suuna otse või siis vasakule. Ehk siis meil alumise esimese märgi puhul on siis keelatud esimeselt teede lõikumisalalt vasakpööre ja teise märgi puhul siis on meil teiselt teede lõikumisalalt siis keelatud parempööre. Siin nüüd kohustusliku sõidusuundade märkide puhul siis joonisel ära toodud üks skeem, kus sõiduk A siis antud juhul võib sooritada parempöörde parklasse, sest tegemist ei ole siis sõiduteega, vaid parkimiskohta sissesõiduga ja kohustuslik otsesuund siis kehtib sõidukile B, kes siis ei tohi sooritada vasakpööret, aga sõiduk C juba võib siis sooritada nii parem kui ka vasakpöörde ja loomulikult liikuda ka otse. Et üldjuhul siis tähendab see seda, et see pööre ei ole kohe alati märgi taga, vaid see pööre võib olla sellest ka mõningal kaugusel. Sellel kohustusmärkide slaidil siis suunatakse sind õigele reale, et ülemised märgid on statsionaarsed märgid ja alumised on siin juba need kollasega nooled on elektroonilised märgid. Üldiselt kasutatakse teetööde või siis teehoolde puhul, eks. Ja siin on ka üks veoauto pilt, kus on siis ära toodud nii elektrooniline märk kui ka statsionaarne märk seal küljes. Nii, ja siin pildi peal meil siis on näidatud see siis kohustusliku sõidusuuna märk ja ütleme, et kui ma nüüd siin sõidukiga hakkan siit otse liikuma, siis ma pean liikuma selle noolega näidatud suunas. Ehk siis ma võin liikuda siia paremale poole, aga mitte siia vasakule poole. Et siin ma olen juba vastassuunas. Et jälgige, kuhu see nool teid suunab. Siin siis ringliiklusega skeem. Et kellel siis antud ringliiklusega ristmikul on eesõigus. Antud juhul siis mootorrattur A peab andma siis teed sõidukile B, sellepärast et meil ei ole siin sõidukil B-l ees näiteks anna teed märki, et ta peaks andma ringil olijale teed. Seega ringil olija annab ringile tulijale teed. Antud pildil siis näeb liikluses skeem välja selline, kus ringile tulijal on eesõigus ringil olija suhtes. Siin on nüüd siis tegemist kohustusliku lumekettide kasutamist siis ütleva märgiga. Et tavaliselt sellised märgid pannakse kas siis jääteedele või Norras näiteks kasutatakse mägedes lumekette hästi palju
et üldiselt on see tingitud kõik ilmastikutingimustest, kus on sellised karmimad ilmastikutingimused, siis tehakse kohustuslikuks siis lumekettide kasutamine. Siin slaidi peal nüüd on siis toodud erinevad kohustusmärgid. Järgmise slaidi peal siis meil on toodud ka nende kohustusmärkide lõpud. Vaatame siis, kuidas see liikluses välja võiks paista. Ehk siis siin on vasakul pool on ära toodud siis jalakäijate kohustuslik käimise ala ja paremal pool siis jalgratturite kohustuslik sõitmise ala. Järgnevad kohustusmärgid kehtivad siis ohtlike veoste kohta. Tavaliselt sellised märgid on paigaldatud juba enne asulat, et sellised ohtlikud veosed suunatakse tavaliselt ümber asula ja juba varakult antakse sellist veost vedavatele sõidukijuhtidele juba märku, et kuhu nad peaksid oma siis veostega suunduma, et kuhu nad tohivad täpselt nagu keerata siis. Ja sellega saame siis kohustusmärkide osa lõppenuks lugeda. Suur aitäh teile!